Tere kõigile ja tere tulemast kuulama taskuhäälingut vormelipäevik. Tegemist on siis hooaja eelse episoodiga, mis on ka tegelikult ühtlasi podcasti esimene episood üldse. Võib öelda siis pilootepisood. Minu nimi on Oskar ja siis tänases saates on teemaks 2026. aasta regulatsioonid, mis siis täpsemalt muutub nendel autodel ning mida huvitavad on need muudatused kaasa toonud. Siis tiimide ülevaated, mis on nendes tiimides muutunud, kuidas on seni testimine läinud ja millised on väljavaated selleks aastaks. Ja lõpetuseks ka Austraalia Grand Prix eelvaade ning kellele tasuks pilku pöörata. Alustame siis autost endast ja sukeldume kohe mootorite maailma. Alates 2014. aastast on vormelis on kasutusel siis 1,6 liitrised V6 turboga hübriidmootorid ning endiselt sellel aastal sõidetakse nendega. Erinevus on aga selles, et kui varasemalt tooti sisepõlemismootor umbes 80%, võib-olla isegi 85% kogu auto võimsusest, ehk elektrimootoril oli võrdlemisi väike osakaal, siis selleks aastaks on muudetud seda nii, et sisepõlemismootor toodab 50% võimsusest ja elektrimootor ka samuti umbes 50%. Lisaks on siis kaotatud see mootori üksus, mis tootis energiat soojuse toimel Ja siis see oli tähtis selle turbo käima saamise seisukohalt. Mistõttu siis testimisel oli päris huvitav näha, et autod seisid hästi kaua paigal enne kui liikuma hakkasid. Et nad seisidki mingi 20 sekundit, et seda hoidsid pöördeid kõrgel, et see turbo nagu üldse käima läheks ja auto saaks siis paremini liikuma. Ent üks tiim oli sellest teadlik, et sellest probleemist ja siis disainis mootori vastavalt sellele ümber ja selleks oli Ferrari. Nimelt nad panid üldse väiksema turbo sinna autosse, sest seda on siis kergem käima saada. Ja siis oligi startides näha, kuidas Ferrari mootorid ehk siis Ferrari, Haas ja Cadillac said palju paremini liikuma kui teised. Ent peale starti siis, milles see muutus väljendub ka, on see, et kasutatakse aeglastes kurvides mitte enam teist, vaid lausa esimest käiku, et see turbo üldse paremini käiks. Sellega seoses on siis samuti selline mure tekkinud, et kui stardis on tavaliselt sedasi, et viimane auto jõuab kohale ja siis hakkab siis see tulede seeria, et esimene tuli, teine tuli, kolmas tuli, neljas tuli, viies tuli, lähevad põlema ning siis kustuvad ja sõit läheb käima, eks ole. Ent aga siis nende uute mootoritega on see probleem, et need viimased autod ei saagi väga seda turbot valmis laadida. Seega on tehtud selline väike protseduuriline muudatus, et kui viimane auto jõuab kohale, siis läheb sinine tuli põlema raja kõrval, mis tähistab seda, et stardini on jäänud 5 sekundit. Ehk lühidalt öeldes stardiprotseduuri lihtsalt pikendati 5 sekundi võrra. Aga lähme korraks selle juurde siis, et miks Max Verstappen tegi sellise huvitav kommentaari vahepeal, et need uued autod on nagu steroididel elektrivormelid. Mõte ei ole selles, et elektrimootoritel on suur osakaal või midagi sellist, vaid hoopis selles, et võtmesõna on säästlikkus. Nimelt nende autodega on hästi oluline siis efektiivselt sõita. Et neid testimise ajal oli näha ka, et kuidas mõnel sirgel, enne sirget oli autol aku täiesti täis, aga pärast sirget oli see täiesti tühi. Ja siis nagu sõna otseses mõttes sirge peal siis see auto kiirus vähenes, sest võimsust lihtsalt ei olnud piisavat. Ja siis selle taga on see, et aku laeb küll nagu 2 korda kiiremini, aga nende mahtuvus reaalselt ei ole muutunud. Et see on ikkagi enam-vähem sama mistõttu ei ole nagu just väga võimalik seda akut nii täis laadida, et sa saad terve ringi teha täisvõimsusel et isegi kvalifikatsioonis peavad sõitjad siis natukene
rahulikumalt sõitma nii-öelda või mõnes kurvis säästma siis näiteks nii-öelda lift and coast ides ehk jalga siis gaasid maha võttes, aga samas pidurdamata. Ja siis nüüd mõned mootorirežiimid ka. Esimene on siis boost button nii-öelda, ehk eesti keeles võime öelda lihtsalt lisavõimsuse nupp. Mille see seisneb on see, et vajutad nuppu, autot tuleb rohkem võimsust. Et selle elektrimootorist nii-öelda. Aga selle probleem on lihtsalt see, et sa kulutad rohkem akut, seega sa pead ikkagi seda mõistlikult kasutama, eks ole. Aga üldpildis jah, lihtsalt vajutad nuppu, rohkem võimsust. Samuti on sel aastal DRS eemaldatud ning on asendatud ühe mootorirežiimiga, millel ei ole tegelikult aerodünaamikaga mitte midagi pistmist. Selleks on siis overtake mode ehk eesti keeles möödasõidurežiim. Lihtsalt seletades see tähendab seda, et ringi lõpus on tuvastuspunkt. Ja siis, kui sa sealt tuvastuspunktist läbi sõites sõidad, oled vähem kui sekund ees olevast autost taga, siis sa saad järgmisel ringil kasutada natukene rohkem siis elektrienergiat ja natuke rohkem seda koguda ka. Ja siis teine muutus on, see on natukene veider ka, aga tavalises olukorras saab auto nii-öelda oma maksimaalset võimsust kasutada kuni kiiruseni umbes 280 või 290 kilomeetrit tunnis. Sealt edasi aga hakkab siis elektrivõimsus vähenema kuni oli äkki 340 kilomeetrit tunnis, kus siis elektrimootor enam ei paku mingit võimsust. Kui sa kasutad seda möödasõidurežiimi, aga siis sul on võimalik seda maksimaalset mootori võimsust kasutada kuni kiiruseni 340 kilomeetrit tunnis. Ehk seda maksimaalset võimsust kasutada kiirustel 50 kilomeetrit tunnis kõrgemate kui tavaliselt. Ning siis see läheb nulli alles 355 peal. See on ka kohati siis võib-olla kiiruse piirang Vormel 1 autodele sel aastal. Ning siis on muutusi ka natukene auto välimuse osas või tähendab lihtsalt silmaga paremini nähtavaid muudatusi on ka. Esiteks nii-öelda dimensioonide mõttes on see väiksem, 30 cm lühem, 10 cm kitsam, rehvid on samuti kitsamad ning auto ongi üldiselt 30 kilogrammi kergem. Samuti on ka siis seda aerodünaamikat lihtsustatud, mis siis tähendab aga seda, et autod toodavad vähem neid aerodünaamilises survejõude. Ehk kurvides on autod natukene aegsemad ja võivad siis rohkem libiseda. Ning üks oluline muudatus selleks aastaks on ka siis see, et on võetud kasutusele aktiivne aerodünaamika. See seisneb selles, et teatud sirgetel rajal lubatakse siis seda oma auto tiivanurka muuta. Ehk näiteks sisened mingile pikale sirgele, siis sa võid oma nurka vähendada nii, et see on põhimõtteliselt lapik näiteks. Selle tulemusena siis takistusjõud väheneb, mistõttu auto saab paremini kiirendada ja saavutada kõrgemaid tippkiiruseid. Ning siis järgmiseks kurviks on see tagasi nii-öelda normaalrežiimil, ütleme nii. Ja siis aktiivse aerodünaamika osas on teinud mõned tiimid nagu päris huvitavaid lahendusi, milleni me siis natukene hiljem jõuame ka. Ning selline võib-olla 2 väikest muudatust veel on see, et on võetud kasutusele nii-öelda jätkusuutlik kütus, mida on varasemalt proovitud Vormel 2 ja Vormel 3 sarjades. Ja siis see seisnebki lihtsalt selles, et kasutatakse mingit biomassi, kui ma õigesti aru saan. Ning teine on see, et autodel on hoiatustuled nüüd peeglite küljes, mis siis meenutavad sõiduauto suunatulesid. Et see ongi nii-öelda ohutuse eesmärgi tehtud, et näiteks kui nähtavus on halb, olgu see vihma käes või midagi sellist, et siis on võimalik paremini näha paigalt seisvaid autosid. Kuna selleks aastaks on uued regulatsioonid, siis on saanud tiimid rohkem katsetada oma autosid ja
ongi korraldatud 3 ühist testi nii-öelda. Esimene neist oli Barcelonas jaanuari lõpus. See kestis 5 päeva, aga iga tiim tohtis osaleda ainult 3 neist. Ning samuti korraldati siis see suletud uste taga, ehk pealtvaatajana ei saanud seda kohale minna vaatama ega ei saanud seda telekast vaadata. Et see oli tõenäoliselt siis nii-öelda piinlike vaatepiltide vältimiseks, sest nagu need muudatused on niivõrd suured ja siis võib olla palju asju, mis võisid valesti minna näiteks töökindluse osas. Et seega nagu parem ei hakatud näitama seda. Aga siis Bahreinis samuti tehti 2 nädalal teste, 2 korda 3 päeva. Ning siis seda küll näidati telekas, aga minu teada siis ainult viimast tundi. Ühte päeva vist isegi terve päev ka. Aga üldiselt ikkagi üpris vähe näidati. Aga lähme siis tiimide juurde. Ning alustame siis sellel aastal uue tiimiga, milleks on Cadillac. Tegemist ei ole mingi varasema tiimi ülevõttu ega ümbernimetamisega, vaid see ongi nii-öelda 11. tiim. See on siis koostöö legendaarse Ameerika võistlustiimi Andretti ja Ameerika autotööstuse gigandi General Motorsi, mille alla siis kuuluvad Chevrolet ja Cadillac näiteks. Nende vahel toimub siis. Ja see oli tegelikult päris pikk protsess sinna sisse saada Formel 1 sarja. Et juba proovisid 23. aastal, aga siis Vormel 1 management või midagi sellist oli selle vastu. Ent alles 24. aastal novembris said nad rohelise tule, et Vormel 1 sarjas osaleda. Praegu kasutavad nad veel Ferrari mootoreid esimesed 3 aastat minu teada. Ent siis alates 29. aastast plaanivad nad ise ennast varustada mootoritega. Ent kes seal tiimis siis sõidavad? Nendeks on 2 nii-öelda legendaarset number 2 sõitjat, Valtteri Bottas ja Sergio Perez. Mõlemad on siis sõitnud oma ajastu tippude tiimikaaslastena, Bottas siis aastate 2017-2021 Mercedeses ning Perez aastate 2021-2024 Red Bullis Verstappeni kõrval. Ent aga neil oli kehva võitu aasta 2024 ja siis tegid eelmisel aastal pausi nii-öelda. Bottas oli siis Mercedeses 3. sõitja ehk testi- ja reservsõitja. Perez samal ajal tegi hoopis üldse pausi ja läks rändama, nagu ma saan aru. Perez tegi ka hiljuti sellise huvitava podcasti, mis on küll aga hispaania keeles, seega kõik ei pruugi sellest aru saada, aga kindlasti on lehel internetis hästi palju ingliskeelseid artikleid sellest, et soovitan kuulata, kui saate. Aga neil on ikkagi Cadillacil väga kogenud sõitjate rivi, et mõlemad on sõitnud üle 10 aasta Vormel 1 ja neil on ikkagi kogemusi selles tipptiimis, oma aja dünastiates. Ja siis see ongi väga oluline nii-öelda uue tiimi ülesehitamisel. Reservsõitja on praegu Zhou Guanyu, kes oli kusjuures Bottase tiimikaaslane aastatel 22-24 ning neil on ka selline väike projektisõitja nii-öelda Colton Herta, kes siis on saanud IndyCari sarjas minu teada 9 võitu äkki, ühel aastal oli kusjuures sarjas teine. Ja siis selleks aastaks tuleb ta hoopis Euroopasse Vormel 2 sarja sõitma, et oleks võimalus tulevikus Vormel 1 sarjas sõita. Et see ongi nii-öelda nende Ameerika projekti osa, et oleks Ameerika tiim, Ameerika sõitja ja siis Ameerika mootor lõpuks ka. Tiimipealik on neil kunagine tiimi tegevjuht nii-öelda, sellise tiimi nagu, mida tunti siis Virgini, Marussia ja Manori nime all. Et see oligi üks nendest 3 2010. aastal liitunud tiimidest, mis seal sõitjate rivi tagaosas sõitsid ja võitlesid lihtsalt ellujäämise nimel.
no õnneks see mitme nimega tiim lõpuks teenis natukene punkte ka oma 7 hooaja jooksul, aga ikkagi suurt midagi ei saanud sellest. Et eks näis siis, mis sellega juhtub. Testidel muidu iseenesest ei olnud just nagu võrreldes teistega väga palju ringe, aga no see on ikkagi väga positiivne, et nad üldse said ringe tehtud ja nagu nii palju sellise uue tiimi kohta, et neil ongi lihtsalt praegu eesmärk lihtsalt õppida, eks ole. Ja siis seepärast ei tasugi neid just väga palju kiirust oodata sel aastal. Et nad ise ka väga ei ootagi punkte sel aastal, vaid eesmärk ongi ikkagi lihtsalt õppida ja areneda, et tulevikus oleks võimalus midagi suuremat teha, eks ole. Võtame siis järgmisena Prantsuse tiimi Alpiini. Eelmisel aastal ei olnud just hea hooaeg, jäid konstruktorite arvestuses küll viimaseks, aga nad ikkagi teenisid 20 punkti, mis on viimase koha kohta päris palju tegelikult, ning võibki öelda, et Alpine oli eelmisel aastal Vormel 1 ajaloo parim halvim tiim. Ja see oli väga veider lause, aga igatahes endiselt sõidavad neil siis Pierre Gasly ning kahjuks Paul Aron ei saanud veel täiskohaga sõitja kohta, vaid jääb sinna tiimi Franco Colapinto. Üks huvitav muutus, mis selles tiimis on selleks aastaks, on see, et nad ei kasuta enam Renault mootoreid, vaid on võtnud Mercedese jõuallikad. Ning testimisel oli näha sellist huvitavat asja, et nende tagatiib tavaliselt on selles, et see autopoolne osa liigub üles, eks ole. Aga nemad on teinud hoopis sellise lahenduse, et tagatiiva tagumine osa liigub allapoole. Ma ei ole kindel, kui palju sellele reaalselt mõju on, aga see on tegelikult üpriski, igatahes see pälvis tähelepanu. Ning testimistel üldiselt ongi üksikud rikked olnud, aga kiirust ikkagi tundub olevat, võib öelda. Et näiteks Bahreinis olidki nad kokkuvõttes 5. kohal vist, nii-öelda keskvälja parim tiim tundus olevat, aga ikkagi kahjuks mitte samal kiiruse, mis nii-öelda tipptiimid, see suur nelik. Järgmisena siis Audi. Kui see nimi tundub võõras, siis ongi, sest eelmisel aastal oli selle tiimi nimi Sauber. Ning kuigi Sauber jäi eelmisel aastal 9. konstruktorite arvestuses, siis võib öelda, et see oli nende üks kõige põnevamaid hooaegu üle pika aja. Et mille siis peahetk kindlasti oli Nico Hülkenbergi poodium, mis ei olnud siis mitte ainult tema enda esimene poodium Vormel 1 sarjas. Ja peame meeles, ta on sõitnud mõningate pausidega alates aastast 2010, vaid see oli ka siis selle Sauberi tiimi esimene poodium alates 2012. aastast. Ning Gabriel Bortoleto tegi küll natukene avariisid, aga ikkagi suutis mõne korra väga tugevaid tulemusi näidata. Parim neist oli siis 6. koht Ungaris. Ent selleks aastaks on Sauberi tiimi üle võtnud Saksa autotööstuse gigant Audi, mis siis kusjuures toodab ka ise mootoreid nüüd. Praeguseks on nad ainult iseenda kliendid nii-öelda mootorite osas. Aga nad on ka teinud oma sõitjate arendusprogrammi, nagu oli Sauberi, kui ma õigesti mäletan, kus on praegu siis üks Vormel 3 ja naiste vormeli sarja sõitja. Barcelonas oli esimeste päevadel natukene probleeme, aga pärast said natukene ikkagi hoo ülesse. Ent ikkagi algu tundus olevat seal sõitjate rivid tagumises otsas nii-öelda. Bahreini tõid nad siis uuendusi, et tähelepanu pälvis ka siis see, et nad sõitsid üpris väheste külgbokside autoga, nagu oli Mercedesel aastal 2022. Ma mõtlen need õhuavad. Ja nende uuendustega võib öelda, et Audi sai isegi sinna
keskvälja juurde, kuskile sinna keskele nii-öelda, keskvälja keskmisesse. Et oligi 1,7 sekundit kõige kiiremast autost aeglasem. Ja ringide arvud täitsa okei nii-öelda. Ning praegu on Audi eesmärk siis lihtsalt hoogu koguda, et aastaks 2030 saaks võtta mingi tiitli, olgu siis sõidjate või konstruktorite arvestuses. Järgmisena esimene uus tiim vormi 1 sarjas enne Cadillac'i ja selleks on aasta 2016 liitunud Haas. Endiselt sõidavad seal Oliver Beeman ja Esteban Ocon. Haasil oli tegelikult päris hea hooaeg ja Oliver Beeman üldse saigi Haasi parima tulemuse vormi 1 sarjas alates 2018. aastast. Selleks aastaks on Haas tegemas koostööd kusjuures Toyota Gazoo Racinguga, mis siis on nende uus nimesponsor. Ja koostöö seisnebki nii-öelda tehnilisel poole nii-öelda, aga veel ei ole midagi mootoritega seoses, kuigi mingi selline potentsiaal võib isegi tulevikus olla, ma arvan. Ent testimised on näinud päris hästi isegi, peab ütlema. Bahreinis olid nad ringide arvud lausa 2. kohal ja Barcelonas olid 3. Ehk väga palju ringe suutsid nad teha ja tiim on absoluutselt sellega rahul. Ning kiirus ongi ka seal Alpiiniga üpris võrdne nii-öelda. Et esimesel nädalal oli Haas natukene kiirem ja teisel nädalal Alpiin natukene kiirem, kui ma õigesti mäletan. Ent testiaegade juures ma igaks juhuks mainin praegu ära, et need ei pruugi absoluutselt mitte midagi tähendada. Et no ikkagi oluline on see, et mis seal Austraalias esimesel etapil toimuma hakkab. Aga ma saan ikkagi nii-öelda esialgsed oletused vähemalt teha. Ja lähme edasi Aston Martini juurde, kus siis endiselt sõidavad Fernando Alonso ja Lance Stroll. Selleks aastaks liitus tiimiga legendaarne Adrian Newey, kes on siis disaininud tiitleid võitvaid autosid Williamsile, McLarenile ja Red Bullile. Ning siis temagi disainis selle aasta Aston Martini. Aga huvitav kombel edutati ta ka tiimipealikuks. Ma ei ole nagu kindel, kui hea lüke see oli, aga eks näis. Ning samuti üks oluline uudis on ka see, et selleks aastaks on Aston Martinitel Honda mootorid. Kui ma esialgu seda uudist nägin, mis oli äkki aasta või 2 tagasi, ja ma mõtlesin, aga Fernando Alonso sõidab ju nüüd nende Honda mootoritega. See küll meenutab aastat 2015, kus siis Alonso sõitis McLareniga, mis äsja võttis kasutusele Honda mootorid ja see hooaeg küll ei läinud hästi, võib öelda. Et mootor oli aeglane ja absoluutselt mitte töökindel. Ning see kahjuks osutus tõeseks ka aasta 2026. Esiteks jõudsid nad üldse Barcelonasse eelviimasel päeval, ehk vähemalt üks testipäev jäi neil ära. Ja sellelgi päeval sõitsid nad ainult üksikuti ringe. Ning Bahreinis tähendab eriti teisel nädalal. Ja teisel nädalal oligi esimesel päeval selle jõuallikaga mingi probleem hommikul ja siis pärast oli ka spin, mis oli akuga seoses, kui ma õigesti mäletan. Teisel päeval samuti akuprobleemid ja 3. päeval lihtsalt neid varuosi autol väga ei olnud ja tehtigi ainult 6 ringi ja kutsuti ja lõpetati päev nii-öelda ja siis see hooajaline testimine. See on huvitav statistikaga, et 18 sõitjat 20, kes ei sõida Aston Martini jaoks, tegid rohkem ringe kui Aston Martini tiim
selle Bahreini testi jooksul või vähemalt teisel nädalal. Ning kõige hullem on ka see, et nad on praeguse seisuga kõige aeglasem tiim ka. 4,5 sekundit aegsemad ülejäänutest, vahepeal ütles Lance Stroll, kui ma õigesti mäletan. Seega kehva võitu olukord. Ent selle taga ma saan aru, et oli ka see, et Adrian Newey liitus tiimiga üpriski hilja, mistõttu siis oligi auto arendamiseks vähem aega. Et Newey sõnul olidki nad vist äkki 4 kuud maas auto arendamise osas. Ent ühte asja ma pean ikkagi, või tähendab 2 asja ma pean ikkagi ütlema. Esiteks, Fernando Alonso ikkagi teenis aasta 2015 nende Honda mootoritega punkte. Ja teiseks, ma olen näinud internetis, et paljud muretsevad selle üle, kas need Aston Martini autod üldse saavad kvalifitseeruda selleks hooaja avaetapiks, sest vormel 1 on selline nii-öelda 107% reegel, mis tähendab seda, et üldse etapiks kvalifitseeruda, sa pead kõige kiiremast autost nagu sama kiirem aja kui nii-öelda tema 107% aeg. Ehk näiteks, kui kõige kiirem aeg on 100 sekundit, siis kvalifitseeruda sõiduks üldse, siis sinu aeg peab olema 107 sekundit või kiirem. Ent mida ma sellega öelda tahan, et see on ikkagi nagu üpris äärmuslik olukord, kus auto ei kvalifitseeru sõiduks. Ja see oligi viimati aastal 2012 ja kui see jällegi see üks tagumise 3 tiimi nii-öelda HRT ei kvalifitseerunudki ja neile olid ka omakorda veel hullemaid olukordi, et esiteks nad mingi ei testinud autot üldse ja siis nad alles Austraalias panidki seda autot kokku või midagi sellist. Et Honda mootorite juures ma lisan veel, et on leitud, et põhjus on selles, et see mootor vibreerib ebanormaalselt palju ja siis selle tulemusena lõhub see akut. Aga nagu mis seda vibratsiooni põhjustab, veel Honda ei tea. Seega, eks näis, mis selle Aston Martiniga saab. Järgmisena tuleb juttu siis Racing Bullsist, aga võtame siis ka natukene Red Bulli teemasid juurde siia. Ja arutame algus siis sõitjate olukorda üldse. Eelmise hooaja alguses olid Red Bullis Liam Lawson ja Max Verstappen loomulikult ning Racing Bullsis Yuki Tsunoda ja Isaac Hadjar. Pärast 2 etappi aga kukutati Liam Lawson tagasi Racing Bullsi ja edutati Yuki Tsunoda, sest Lawson läks hüppis kehvasti, ütleme nii, selle Red Bulli sõite kohta. Tsunoda küll mõnikord teenis punkte, aga see oli ikkagi päris kehva võitu hooaeg. Seega, mis siis lõpuks on tehtud selleks aastaks? Nimelt Max Verstappen loomulikult jääb Red Bulli. Aga tema kõrval hakkab sõitma sellest aastast Isaac Hadjar, kes eelmisel aastal teenis Racing Bullsi sõitjana lausa poodiumi koha. Nende esimene siis 4 aasta jooksul vist, kui ma õigesti mäletan. Ning Racing Bullsis sõidavad siis Liam Lawson ja Arvid Lindblad, kes eelmisel aastal sõitis Vormel 2 sarjas ja kui ma õigesti mäletan, sai 6. koha seal, võites 3 etappi. Ning Yuki Tsunoda ei sõida sel aastal täiskohaga, vaid ongi selle Red Bulli pere testi ja reservsõite. Ning teine oluline muutus mõlemas tiimis on see, et Red Bull ja Ford on hakanud mootorite osast koostööd tegema. Et ongi siis nii-öelda sel aasta Red Bull Ford mootorid. Ja nüüd tagasi Racing Bullsi juurde. Testimine on võrdlemisi sujuvalt läinud, et probleemi vist väga ei ole olnud, mõned siis üksikud väiksemad. Ning Lindblad tegigi teisel nädalal kõige rohkem ringe ka. No kõige rohkem kui kõik ülejäänud sõitjad. Ning kusjuures ühel päeval tegi ta 165 ringi, ehk peaaegu 3 võistlusdistantsi. Kõva sõna. Aga
kiirust, no praeguste testiaegade põhjal ei tundu just väga olevat. Ongi seal umbes 8. koha juures ehk keskvälja tagumine ots. Aga samas lubas tiim ka tuua Austraalia etapiks uuendusi. Seega võib auto natukene kiiremaks muutuda. Aga ma ikkagi ei seaks just väga kõrgeid ootusi sellele tiimile. Järgmisena Williams. Aasta 2025 olid nad päris tugevad, võib öelda. Lõpetasid konstruktorid arvestuses 5., mis on siis väga kõva tõus, arvestades sellega, missuguses seisus see tiim oli 5 aastat tagasi. Aasta 2020 näiteks, millal ei teeninud nad ühtegi punkti terve hooaja väitel. Ning samuti teenisid nad poodiumikohti. Saint siis 2 Grand Prix ja lisaks 1 sprindisõidul. Ent tema siis jätkub Williamsi tiimis koos Alex Alboniga. Aga see aasta ei ole just kõige sujuvam olnud. Nimelt, Barcelona testi nad üldse jätsid vahele. Williams oli ainus tiim, kes ei osalenud Barcelonas. Ja põhiseks oli, ma saan aru, et viivitused auto arendamisel. Ja see oli sellega seotud, et nad tahtsid autot võimalikult hilja ehitada, sest kui sa hakkad juba oleksid näiteks 25. aasta alguses juba autot ehitanud, siis oleks juba praeguseks täiesti aegunud ja sa oled lihtsalt ressursse raisanud. Seega Williams üritas autot võimalikult hilja ehitada ja siis tulid mingid viivitused ja auto ei valminudki selleks Barcelona testiks. Tehti hoopis siis nii-öelda virtuaalraja teste, mis seisneb selles, et võetakse mingid auto komponendid ja siis simuleeritakse raja olusid, nagu näiteks ebatasasused teel või midagi sellist. Ent õnneks siis Bahreinis nad ikkagi osalesid ja tegid päris kõvasti ringe. Ringide alguses osas olidki nad 3. kohal. Aga kiirust ikkagi ei tundu olevat. Et Bahreinis oligi nad vist 9. kohal ringiaegade osas. Ehk siis, et keskvälja tagumine ots jällegi. Et võib tulla keeruline hooaeg, aga eks näis loomulikult. Nüüd jõuame siis tipptiimideni ja alustame eelmisel aastal konstruktorite arvestuses 4. lõpetanud Ferrarist, kus endiselt sõidavad Charles Leclerc ja Lewis Hamilton. Eelmine hooaeg oli neil päris keeruline, et Leclerc küll saavutas paar korda poodiumikohti ja Hamilton saavutas küll 1 sprindivõidu, aga esimest korda oma karjääri jooksul ei saavutanud ta ühtegi põhisõidu poodiumit. Ent siis üks muutus Lewis Hamiltoni poolel on see, et tema võistlusinsener ei jätka. Eelmisel aastal oligi probleemiks see, et Hamiltoni ja siis Ricardo Adami, kes oli tema insener, nende vahel ei olnud seda keemiat nii-öelda, et koostöö lihtsalt ei sujunud. Ning ma saan aru, et ajutiselt vähemalt on lahendus see, et tuleb Carlos Santi, kes oli aasta 2018 Kimi Räikköneni võistlusinsener ja aitas tal siis võita 1 etapiga. Ent Leclerc'i poolel on kõik sama. Ning testimine on isegi päris hästi läinud, võib öelda. Barcelonas oligi Lewis Hamilton kõige kiirem sõitja ning Bahreinis oli Leclerc kõige kiirem sõitja. No ikkagi see oli vist, ma saan aru, et pehmema rehviseguga ning on küsimus, et kui palju kütust ikkagi selle autos oli, sest sellel on päris suur roll ringiaegadel. Ent kiirust igatahes tundub olevat momendil. Ja siis tähelepanu pälvis ka mõned nende innovatsioonid. Ilmselgem oli see, et neil oli nagu tagatiiva laba, mis siis aktiivse aerodünaamika aktiveerimisel sõnades mõttes pööras end ümber. Loomulikult on küsimus, et kas seda päriselt ka hakatakse kasutama ning mis on selle reaalne tugevus või mõju tähendab.
aga muidu siis mootor tundub olevat töökindel ning Ferrari'd, nagu ma enne mainisin, on stardis päris head selle väiksema turbo tõttu. Ehk Ferrari fännid, teil võib mingit lootust olla, aga ärge veel tähistage. Järgmisena siis Red Bull, kus siis sõidavad eelmisel aastal sõitjate arvestuses teise koha saanud Max Verstappen ja uus tiimikaaslane Isack Hadjar. Tiimisiseselt on juhtkonna osas päris palju muutusi olnud. Eelmisel aastal siis hooaja keskelt lahkus pikaaegne tiimipealik Christian Horner, asemele tuli Laurent Mekies, kes juhtis Racing Bullsi, ning samuti eelmise aasta lõpus lahkus tiimist siis nii-öelda kurikuulus juuniori tiimi juht Helmut Marko. Sellega siis tekibki see küsimus, et kas see keskkond Red Bulli peres nii-öelda on muutunud või mitte. Et kas sõitjatele antakse rohkem võimalusi või mitte. Ning kas kõige olulisemana, kas siis see teise sõitja needus murdub. Samas nagu ma ikkagi väidaks seda, et Isack Hadjar tõenäoliselt ei arendanud sel aastal Red Bulli autot, vaid seda tegi ikkagi Max Verstappen. Et seega on selles mõttes võib-olla auto sobib ikkagi paremini Max Verstappeniga. Ning selline väiksem murekoht, mida ma märkasin ka, oli see, et kui Verstappen oli ringiaegade osas 5. Bahreinis, siis Hadjar oli kõigest 15. Kuigi mõnel päeval ta tegelikult oli päris kiire. Et seega jah, see on ikkagi päris suur küsimärk, et kas see teise sõitja needus Red Bullis jätkub või mitte. Aga muidu Barcelonas Hadjar oli esimesel päeval küll kiireim, kui ma õigesti mäletan, aga teisel päeval pani siis avarii, mis on siis minu teada ainus testimise käigus toimunud avarii sellel aastal. Seetõttu siis pidi auto tiim tarnima mingeid varuosi oma tehasest ja siis pidid 2 päeva vahele jätma, aga õnneks said nad ikkagi oma 3. Barcelona testipäeva tehtud reedesel päeval. Ning Bahreinis läks üpris okeilt, aga kiiruse osas olid nad 4. ning on väitnud, et mõned tiimid on ikkagi pikkadel otstel paremad kui nemad. Aga samas mõned on ka väitnud, et nende mootorid on just kõige paremad ja üks neist oli Mercedes ja see on natukene irooniline väide, sest me kohe jõuame sinna. Ent nüüd võib-olla üks hea aspekt selles hooajas on see, et Max Verstappen võitis eelmise aasta Abu Dhabi Grand Prix. Nüüd, miks see nii hea on see, et on levinud trend viimastel aastate vormel 1, et kes iganes võidab selle Abu Dhabi Grand Prix, on järgmisel aastal maailmameister. Et näiteks aastatel 2020-2023 võitis Verstappen Abu Dhabi Grand Prix ja siis aastatel 2021-2024 oli ta maailmameister. 24. aastal võitis Norris aga selle etapi ning oligi eelmisel aastal maailmameister. Aga nüüd siis Mercedes. Seal nagu eelmisegi aastal sõidavad George Russell ja Kimi Antonelli. Ent miks nende väide, et Red Bullil on parim mootor, võib natukene irooniline olla, on see, et Mercedes leidis ühe sellise reegliaugu nii-öelda, mitte päris seadusauk, vaid reegliauk. Mis siis seisneb selles, et vormel 1 on ära määranud, kui palju võib see silinder õhku kokku suruda. Et ongi antud suhtarv 1/16, mis tähendab seda, et kui silinder on ülemises positsioonis, siis õhu ruumala ei tohi olla rohkem kui 16 korda väiksem kui positsioonis, kus see silinder on täiesti all. Ning siis seda mõõdetakse toatemperatuuril. Mida Mercedes aga suutis teha,
on kasutada soois paisuvaid materjale, et see suhtarv muutuks 1/18, kui see mootor töötab, aga toatemperatuuril on see ikka 1/16. Seega justkui reeglite järgi legaalne. Ja siis arvatakse, et sellega teenivadki Mercedese mootorid umbes 10 või 15 hobujõudu ning ringi peale paar kümnendikku. Hiljuti tuligi selline uudis ka, et alates 1. juunist ehk Kanada Grand Prix ja Monaco Grand Prix vahel hakataksegi seda suhtarvu teistmoodi mõõtma, et hakataksegi, oli äkki 130 kraadi juures, mis siis on umbes mootori töötemperatuur. Et selle juures hakatakse mõõtma ja ehk teoreetiliselt kuni Kanada Grand Prix'ni saab Mercedes kasutada oma seda trikki nii-öelda, ent sealt edaspidi enam mitte. Aga seni testimine on läinud päris hästi Mercedesel. Barcelonas tegidki nad kõige rohkem ringe, oligi äkki peaaegu 500 ringi ja auto oli ka siis töökindlust, et neid ringi üldse saada. Bahreinis sattus see töökindlus küll natukene küsimärgi alla, kui siis tekkis mõnel päeval selle jõuallikaga probleeme, juhtumisi just siis, kui Antonelli sõitis. Ning probleemide tulemusena, kus siis esimesel nädalal oli Mercedes ringide arvu osas 10. kohal, aga teine nädal oli juba sujuvam ning nad olid esimesel kohal ringide arvu osas. Ja siis oligi jah, see, et Russell tegi päris palju ringe, Antonelli üppis vähem. Aga ikkagi päris mitmel päeval olid Mercedese mehed just kõige kiiremad ning testi lõpuks oligi Antonelli teisel kohal, kuigi tal oli võrdlemisi vähe ringe võrreldes teiste sõitjatega ning Russell oli 6. Ehk Mercedes võib isegi, no tegelikult juba enne eelmise hooaja lõppu olidki nad selleks aastaks favoriidid, aga nüüd see on võib-olla isegi natukene tugevdanud seda mõtet, et Mercedes võib sel aastal domineerida. No mitte päris domineerida, vaid olla üpriski konkurentsivõime tiitli nimel. Ning nüüd on meil ainult üks tiim alles ja selleks on eelmise aasta konstruktorite meister McLaren. Nende ridades sõidavad siis eelmise aasta sõitjate meister Lando Norris ning tema tiimikaaslane Oscar Piastri. Barcelonasse tulid nad tegelikult üpris hilja. Et oligi äkki 3. päeval või midagi sellist ning neil natukene oli ka mehaanilisi probleeme, oligi kütusesüsteemiga, kui ma õigesti mäletan. Ent Bahreinis seevastu tegid nad kõikidest tiimidest rohkem ringe. Ainsana tegid üle 800 ringi, mis siis on umbes 14 võistlusdistantsi. Ning samas on ikkagi arvamus, et Ferrarid ja Mercedesed sõidavad pikkadel otsustel kiiremini, kuigi Piastri saavutas 3. koha ning Norris 4. koha Bahreini siis testiaegadel. Ja huvitav kommentaar oli ka see, et enne neid teste, et see auto, mis tuleb Barcelonasse, tuleb ka Austraaliasse, ehk uuendusi vahepeal nii väga ei tooda. See on selline, võib natuke muret tekitada, kui see on just see nii-öelda auto viimane faas nii-öelda, aga samas see võib olla ka vabalt bluffimine nii-öelda. Nüüd, kui kõik tiimid on üle vaadatud, saame minna Austraalia Grand Prix eelvaatesse. See etapp on olnud vormeli kalendris juba aastast 1985, praeguse ringi ajal aga alles aastast 1996. See toimub siis Melbourne'i linnas Albert Parki tänavaringi ajal ja see ei ole nagu päris selline Monaco ega Baku tüüpid tänavaringi ajal, vaid
raja peal ongi rohkem sellist rohelust nii-öelda ja mõnes kohas on seinad natukene eemal ikkagi, kuigi mõnes kohas on tegelikult lähedal ka. Ja paljude vormelifännide jaoks on see kindlasti väga nostalgiline rada. Et nimelt on see olnud alates siis kalendriga liitumisest olnud tavaliselt selline hooaja avaetapp. No sellel aastakümnel võib-olla pigem vähem, aga eelmisest aastast saati ikkagi on tagasi tulnud sellele positsioonile kalendris. Ning võib öelda, et pärast muudatusi, mis tehti aastaks 2022, on sellest saanud ikkagi väga kiire ringrada. Eelmisel aastal näiteks oligi keskmine kiirus sellel kvalifikatsioonis parimal ajal 250 kilomeetrit tunnis. Ja võrdluseks siis Monza, mis ongi vormel 1 ajaloo kiirim rada, seal on keskmine kiirus 264 kilomeetrit tunnis kvalifikatsioonis. Ning Albert Park ei olegi nagu see tippkiiruse tõttu kiire rada, vaid sellel ongi lihtsalt hästi palju kiireid kurve, võib öelda nii. Ja sellel on ikkagi mõõdukalt seda aerodünaamilisi survejõude vaja, ehk tiibadel pannakse võrdlemisi palju seda nurka peale. Ning mõnikord on see olnud päris kaootiline etapp, ütleme nii. Et näiteks eelmisel aastalgi oli selline üpris huvitav, et algus sadas vihma ja siis läks kuivaks ja lõpuks, kui ma õigesti mäletan, hakkas taas sadama. Aga näiteks aastatel 2008, 2009, 2002, mis iganes, et no selle ringraja ajaloost on päris palju selliseid kaootilisi etappe võtta. Ent aga kellele tasuks sellel etapil pilku pöörata siis? Et ma olen toonud siis välja 3 sõitjat ja nagu üks siis nii-öelda tagantotsast, üks keskelt ja siis üks selline valik, kes võiks selle etapi võita. Ja alustame siis tagant. Ning kuigi ma rääkisin, et Aston Martinil on väga kehva võitu seis, siis ma usun, et Lance Strollil võib siin päris hästi minna isegi. Ning ma ei mõtle, et ta saab poodiumi kohta või midagi sellist, vaid hooaja parima tulemuse saamise mõttes. Nimelt, viimased 3 aastal on just sellelt etapilt tulnud tema parim tulemus hooaja jooksul. Aastal 2023 oli 4. koht, aastatel 24 ja 25 tuli 6. koht. Ning üldse oma karjääri jooksul ongi ta just sellelt etapilt kõige rohkem punkte teeninud. Seega, kui väga hästi läheb ja sõit on selline võrdlemisi kaootiline, võib-olla tuleb vihma ka, siis võib Lance Stroll isegi kuidagi punktidesse hiilida. Segan korraks vahele ühe kommentaariga päeva pärast seda saate lindistamist. Nimelt, Aston Martinit on tulnud selline huvitav uudis, et neil on plaan pärast paari ringi sõidust katkestada. Nimelt on vormel 1 tiimid küll kohustatud kõikidest etappidest osalema, aga neil on siis Honda mootoriga niivõrd kehv seis, et nad plaanivad nädalavahetusel võimalikult vähe sõita ja seetõttu ongi neil plaan juba katkestada. Seega Lance Stroll enam ei tundu just väga olevat selline sõitja, kes punkte teenib pühapäeval. Ja siis seetõttu pakuksin välja selliseks tagumise otsa valikuks Alex Alboni. Seda on nüüd natukene veider öelda, arvestades eelmist hooaega, et Williamsi sõitja on selline tagumise otsa kutt. Aga ikkagi vaadates neid testiaegu on see, et ma oletaks, et see Williams ongi praegu tagumise otsa tiim. Ent miks just Alex Albon on see, et tal on paari korral Austraalias väga hästi läinud. Näiteks eelmisel aastal lõpetas ta seal 5. Aga samas aastal 2022 suutis ta ka 10. koha teenida Williamsi roolis. 10. koht ei tundu nagu nii eriline asi olevat, aga peame meenes, tollel ajal oli Williams ikkagi see kõige kehvem auto. Ja Albon sõitiski praktiliselt terve sõidu ühe rehvi komplektiga
ja suutis selle ikkagi 10. kohale tuua. Seega pöörake pilku Alex Albonile. Järgmisena siis nii-öelda keskvälja valik, kes võib saada siis väga tugeva punktisaagi oma tiimile. Selleks ma valisin Nico Hülkenbergi. Nimelt on tal Austraalias just päris hästi läinud, võib öelda, et viimasest 9 Austraalia Grand Prix'st vist on ta teeninud punkte 8 korral. Ning neist 6 korral on ta teeninud täpselt 7. koha. Aastatel siis 2015, 16, 18, 19, 23 ning eelmisel aastal ka Sauberiga, mille nii-öelda väljavaade tollel ajal oli nagu see, et see on nagu just kõige halvem tiim nii-öelda. Seega Hülkenbergil on päris edukalt läinud nüüd Austraalia Grand Prix'd ja võib Audile oma debüüdi päris tugevaid punkte tuua. Ja nüüd, kes võib võita 2026. aasta Austraalia Grand Prix? No üks nimi, mida ma väldiksin selles osas, on Lando Norris. Ja selleks ei ole mitte, et McLaren või tema oleks nõrgas seisus, vaid üks selline väike needus, mis on levinud viimastel aastatel siin. Et nimelt see seisneb selles, et kes iganes võidab Austraalia Grand Prix, katkestab selle samal etapil järgmisel aastal. Aastal 2022 võitis Charles Leclerc selle etapi ja järgmisel aastal esimesel ringil oli juba väljas. Selle aasta etapi võitis siis Max Verstappen, aastal 2024 tal aga siis pidurid andsid otsad ning pidi vara katkestama. Tollel aastal võitis siis Carlos Sainz ja Sainz järgmisel aastal ehk eelmisel pani turvaautole spinni kohe esimesel ringil. Ning eelmisel aastal võitiski Lando Norris selle etapi. Selline üks huvitav seos on ka see, et need katkestamised on tulnud just nagu esimeste ringide jooksul, kui mitte esimesel ringil. Aga kelle poole ma siis pigem vaataks, on Mercedese mehed isegi. Et nimelt nagu Mercedesed tunduvad ikkagi tugevad olevat ja võib-olla siin natukene turvalisem valik kui teised tiimid, ma ütleks. Sest nagu ma olen ikkagi, ma ei tea, kuidagi Ferrari osas natukene skeptiline, et kas saab ikkagi sellele loota nii-öelda. Ent eelmisel aastal tegi just Kimi Antonelli just sellel rajal oma Vormel 1 debüüdi. Kvalifikatsioonis läks küll natukene halvasti, aga selle sõidu jooksul tõusis ta lausa 4., mis oli nagu väga tugev oma debüüdi kohta. Ning aastal enne seda sõitis ta Vormel 2 sarjas siin Albert Parki rajal. Kvalifikatsioonis sai 2. koha ning põhisõidus lõpetas 4. Seega see on võib-olla isegi võrdlemisi tugev rada tema jaoks. Aga see on ka samas see, et kas õnn naeratab tema poole selles etapis, mis võib kaootiline olla või mitte. George Russell, ta on küll siin 2 korda poodiumil lõpetanud, 2 korda 3. kohal ma mõtlen, aga ülejäänud etapid ei ole just kõige paremini läinud. Üks kord panin ta viimasel ringil seina, teisel korral andis mootor otsad ning oma debüüdil aasta 2019 sõitis ta Williamsiga, mis absoluutselt polnud konkurentsivõimeline. Seega ei ütleks, et see just tema kõige tugevam rada olnud on, aga samas ta on ikkagi potentsiaali näidanud, sest aastal 2023, millal ta siis Mercedes mootor andis otsad, et siis ta ikkagi oli päris kiire sõitja tollel päeval. Mistõttu ma siis tegelikult isegi panustaks, et George Russell võidab selle aasta Austraalia Grand Prix. Ning natukene informatsiooni veel Austraalia Grand Prix kohta. Lisaks Vormel 1 sarjale sõidavad seal Vormel 2 ja Vormel 3 sarjad. Ning sõidud on eestlastele üpris õisel ajal, aga toome välja ka siis selle ajakava. Vabateeningud hakkavad reedel 6. märtsil. Need on siis kell 3:30 öösel, kell 9 hommikul, laupäeval
kell 3:30 hommikul. Kvalifikatsioon toimub 7. märtsil kell 9 hommikul ning põhisõit ehk Austraalia Grand Prix on kell 6 hommikul pühapäeval 8. märtsil. Aga aitäh kuulamast ja siis kõigile head Austraalia Grand Prix'd ja head vormelihooaega. Kohtumiseni!